Eesti Sinfonietta orkester alustab oma hooaega rahvusvahelise kontserdiga, esitades homme õhtul Budapestis toimuval Lisztfest 2025 festivalil Arvo Pärdi ja Riho Esko Maimetsa teoseid. Kontserdi pealkiri Siluett on inspireeritud Arvo Pärdi samanimelisest teosest, mis on helilooja austusavaldus Gustav Eiffelile. Kava sai kokku pandud selle mõttega, et mängida neid teoseid, mida mina ise ei olnud mänginud, või siis neid, mis kindlasti nagu töötavad, mis me teame, mida ka publik mõnes mõttes tunneb, et oleks nagu kõike publikule tundmatut ja tuttavat, et oleks selline ka endale huvitav ja muidugi, et nad omavahel haakuksid, et tekiks niisugune hea tervik. Ja loomulikult oli meil ka üks tingimus, et me ei mängi ainult Pärti, et me peame kindlasti ka siis tutvustama Eesti teisi heliloojaid. Seetõttu tellitigi Riho Esko Maimetsalt uus teos Solilokhui, mis võeti korraldaja poolt väga hästi vastu. Värske ja põneva helikeelega teos tuleb Ungaris esiettekandele. Helilooja jaoks see esimene proovikivi on tegelikult esimene proov, et kui lugu juba siis läheb kõlama, siis ma saan olla kindel, et on mida oodata. Kuidas selline teos aga üldse sünnib ja kust saab helilooja inspiratsiooni? Minu protsessis ma ikkagi püüan mõtiskleda suurtel teemadel, et lugu ei tuleks selline, ütleme, tilulilu, vaid pigem, et ta kannab endas mingisuguseid suuri ja mõnikord ka raskeid teemasid ja praegu mina mõtlen väga palju maailma seisule ja mis seal salata. Maailm on väga kurvas ja nukras seisus. Lisaks Eesti Sinfonietale astub lavale helikeelt rikastama ka Estonian Percussion Group, kuhu kuulub 4 silmapaistvat Eesti löökpilliartisti. Ka neile on uue teose mängimine põnev väljakutse. See ei ole kindlasti selline lugu, et pärast mida publikust keegi läheb koju ja ümiseb seda viisijuppi, et on rohkem võib-olla selline sügavam ja nagu ka helilooja mainis tumedam. Aga seda on põnev mängida, sest ta on täiesti kogu see helikeel ja kuidas see muusika on üles ehitatud on midagi muud kui see, mis sa võib-olla igapäevaselt rohkem mängida. Maimetsa sõnul ei kirjuta tema heliloojana ette, mida publik võiks sellest loost kuulata, vaid kutsub üles kuulama avatud meele ja uudishimuga. Samasugust elevust ja uudishimu pakub Ungari publikule ka Pärdi teoste kuulamine, sest tema loominguga ollakse seal vägagi tuttav. Ungari publik on kindlasti väga teadlik, Arvo Pärti seal kindlasti kuulatakse. Meil on kontsert juba peaaegu välja müüdud Budapestis. Selles kavas on väga eriline koht minu jaoks Arvo Pärdi muusikal, kuna ma mängin soolot koos oma abikaasa Lisanne Altrao Margusega. Mängime me Pärdi tabula raasat 2 viiulile ja orkestrile. Pärdi muusikat on absoluutselt iga pilliga väga ilus mängida, aga löökpillidele on tehtud Vambola Griguli poolt üks seade, mida me mängime nimelt Fratresele, et Pärdil endal ei ole minu teada löökpillidele niimoodi soolo või ansambli kollektiivis ühtegi originaalteost, aga Vambola seade Fratresest on lihtsalt imeilus. Dirigendi sõnul on Budapest Ida-Euroopa muusika pealinn, sest neil on iga nädal maailma nimed esinemas. Seega on seal esinemine Eesti muusikutele suur au. Just seetõttu võeti pakkumine minna Eesti Sinfonietaga esinema suurima heameelega vastu. Minu teada seal mängitakse Pärti väga palju, aga just, et tuleks Eesti mängijad, tuleks need, kes seal tavaliselt ei käi, sest loomulikult Eestis on palju maailmakuulsaid muusikud, kes väga tihti jõuavad Pärti mängima ka Budapesti, aga et tuleks just nagu mingisugused alternatiivsed tegijad, et pakkuda väikest vaheldust. Eesti Sinfonietta viib kuulajad unikaalsesse muusikalisse maailma, kus kõlavad nii klassikalised meistriteosed kui ka uus Eesti helilooming ja seda välja müüdud Budapesti saalile. Kontserdi melu toome nädalavahetuse jooksul ka oma vaatajateni.